Olen Helina ja räägime taas mõtlemisest. Meie teemaks on, kuidas vabaneda negatiivsetest mõtetest. Ja kui ma peaksin lühidalt sellele küsimusele vastama, sellele küsimusele, mida väga paljud inimesed, kes on tulnud õppima mõttetreeningut ja on hakanud aru saama, kui oluline on mõte kahe kõrva vahel, kuidas see mõjutab meie emotsioone ja tegutsemist ja tulemusi, küsivad, siis ma vastaksin, et see on vale küsimus. See ei ole küsimus, mis aitaks meil edasi ja see küsimus ei ole kooskõlas loodusseadustega. Nimelt, me elame duaalses maailmas ehk et meil on hea ja meil on halb. Meil on positiivne ja meil on negatiivne. Meil on suur ja meil on väike. Meil peavad eksisteerimaks siis siin maailmas olema vastandid, et me saaksime ennast kogeda. Kui sa oled lugenud raamatut jutuajamised Jumalaga, siis seal väga hästi Jumal nii-öelda seletab, et see on ainus viis kogeda ennast. Nii et Jumal on loonud sellise maailma, mis on duaalne, sest et ilma vastandita me ei saa ennast kogeda, et kui ma olen üks ja kõik ja igal pool, siis mul ei ole võimalik seda kogeda, et ma olen üks ja kõikjal, aga mul on võimalik kogeda üks olemist läbi eraldatuse, mis on omamoodi vastandid. Nii et mul on võimalik kogeda, et ma olen väike, kui ma kohtan suurt või vastupidi, mul on võimalik kogeda, et ma olen suur, kui ma kohtan sipelgat. Nii et see duaalne maailm on üks loodusseadustest, mis meil siin kehtib ja seda saab ainult järgida, sellega ei ole mõtet sõdida. Mis tähendab seda, tulles tagasi nüüd sellele küsimuse juurde, et kuidas vabaneda negatiivsetest mõtetest, siis kui ma otsin vastust sellele küsimusele, siis ma teen mida? See on oluline, mida ma teen oma vaimses maailmas, kui ma esitan endale selles vormis küsimuse. Ja kui me mõtleme sellele ideele nüüd, kuidas vabaneda negatiivsetest mõtetest, kuhu mu teadvus läheb, siis me näeme, et me liigume ideede maailma, mis tegelevad negatiivsete mõtetega. Me üritame midagi ära kaotada ja me tegeleme sellega, mida me tahame ära kaotada ja vastand oleks luua. Sa oled kindlasti kuulnud kooliajast, kui midagi muud füüsikast meelde jäänud, siis kindlasti see seadus jäi meelde. Ja see seadus on energia ei kao ega teki, vaid muutub ühest olekust teise. Ehk elu seisneb loomises. Selle asemel, et muretseda, kuidas ma millestki lahti saan, tuleks mul küsida, kuidas ma soovitud luua saan. Mõistad? Kui minu elu koosneb nendest ideedest, millele ma mõtlen, siis ma tahan mõelda sellest, mida ma luua tahan. Ja tegeledes loomisega kaotab jõu ja mõju see, mida ma ei taha, sest ma sellega ei tegele. See tundub väga selline vastuoluline ja mitte loogiline arusaamine, aga just see on see koht, kuhu me tahame oma mõttemaailmaga jõuda. Pealegi, see, mis minu elus täna on nii-öelda negatiivne, sest et ta on negatiivne ainult sellepärast, et ma ütlen, et see on negatiivne. Iseenesest ei ole asjaolud minu elust ehk väljaspool olevad objektid, inimesed, asjad, juhtumised, sündmused, need ei ole ei negatiivsed ega positiivsed, need lihtsalt on, aga ma annan enda sisemise teadmisega selle värvingu neile, et see on negatiivne, seda ma ei taha, see on positiivne, seda ma tahan. Ja kui me räägime nüüd negatiivsest mõtlemisest, siis ma olen aru saanud, enamik inimesi tahab negatiivsest mõtlemisest lahti saada, sest me arvame, et see hoiab mind tagasi, see määrab need tulemused, mida ma olen võimeline looma. Ja mõnes mõttes on see õige, kui ma neid ideid kasutan, aga iseenesest nende mõtete olemasolu ei hoia sind tagasi. Saad aru, see, et sa kuuled oma peas negatiivseid mõtteid, ei hoia sind tagasi. Need mõtted ei ole põhjuseks, miks sa ei saaks teha, mida sa tahad teha. Mind hoiab tagasi mitte see, et see mõte oleks negatiivne ja see negatiivne mõte hoiaks mind tagasi, vaid see, et ma mõtlen
ütlen, et see mõte, olukord, asi või mõte on negatiivne. Siin on väga suur vahe, selle mõtte olemasolu ei hoia mind tagasi, vaid see, et ma, kuidas ma siis ütlen, suhestun, hakkan temaga kohvi jooma, läbi rääkima, mõtlema temast. Kogu mu fookus läheb sellele mõttele, mida me tegelikult mõelda ei taha, see hoiab mind tagasi. Ja me lisame sinna veel nii-öelda selle hirmu, et mul tuleks sellest mõttest lahti saada, sest et ilma selleta, ilma sellest mõttest lahti saamata ei ole mul võimalik edasi liikuda. Siis ma tekitan endale ikka totaalse negatiivse keerise, mis ei võimaldu mul üldse samme edasi astuda. Ja ainuke lahendus on loobuda mõttest, mida sa ei taha luua. See ei ole nii, ütleme, lihtsasti teostatav, kui ma olen harjunud andma olulist rolli kõigile ideedele, mis minu pähe potsatavad, eks. Enamik inimesi arvab, et mõtted, mis minu peas kuulda on tõesed. See ei ole nii, aga kui ma õpin mõttetreeningus ja hakkan mõistma, et mõte on lihtsalt mõte, see on minu valik, see on samamoodi nagu ma valin, kas ma valin kirjutada harilikuga või ma valin kirjutada pastakaga või ma valin kirjutada tintelpenniga, vahet pole, ma saan oma kirjatöö tehtud. See on lihtsalt mu valik, ma eelistan kirjutada harilikuga, mitte pastakaga, ma eelistan kirjutada tintelpenniga ja mitte harilikuga, eks ju. Et seal ma näen, et mul on valik, aga mõtete puhul ma arvan, et ma pean uskuma kõike seda jura, mida ma kuulen. Kusjuures ma ju ise ütlen neid asju, aga see ei ole tõsi ja kui ma hakkan mõistma, et see ei ole tõsi, ma ei pea neid mõtteid uskuma, siis mul on lihtsam nendest mõtetest loobuda. Aga fakt on see, et vastavalt loomisseadusele selleks, et luua seda, mida ma tahan, tuleb mul keskenduda sellele, mida ma luua tahan. Ehk et ma ei ürita või ma ei pane oma jõudu, energiat ja aega sellele, et midagi elimineerida, vaid ma panen oma jõu, energia ja aja sellele, mida luua. Ehk et ma ei tegele sellega, et ma ei taha midagi mõelda versus ma mõtlen sellele, et ma tahan midagi luua. Kui ma kardan suhelda, siis mul küsimus on, mida mul on vaja luua. Ma ei keskendu hirmule, et ma kardan suhelda, ma keskendun sellele, mida ma tahan luua. Kui ma ei tule rahadega toime, mul jääb pidevalt on, ma ei tea, rahakotis on suur auk, eks ju, siis mida mul on jällegi vaja luua selleks, et saada seda tulemust, mida ma tahan. Kui mu suhted kiratsevad, siis mida mul on vaja luua? Ma ei räägi, et mul on nõmedad suhted ja mulle ei meeldi need suhted ja ma ei ole üldse hea suhtleja ja bla 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 bla. Ma ei räägi seda, ma küsin, mida mul on vaja luua selleks, et need suhted siis jõuaksid sinna vastaspoole, mida me kirjeldame siis ka sõnadega, et nad ei kiratseks. Jah, aga ma pean teadma, mis on see, mida ma tahan. Pane tähele nüüd neid 4 ideed, mida ma kohe sinuga jagan. Need on kõik pelgalt ideed. Aga kui ma võtan ühe idee või võtan teise idee või võtan 3. idee või räägin hoopis 4. ideest, siis meil saame erinevaid tulemusi. Need ideed loovad minu ellu erinevaid tulemusi, kuigi nad enam-vähem kirjeldavad, eks ole, ühte sama sündmust. Räägime ideest hirm suhelda, räägime ideest julgus suhelda, räägime ideest vabadus suhelda või räägime ideest rõõm suhelda. Nüüd ma ei ütle, et need alumised seal on, üks on tähtsam kui teine, ma lihtsalt räägin, et suhtlemisega seotud ideed ei ole ainult ma kardan suhelda. Seal on väga palju ideid, mida ma võin luua, aga senikaua, kuni ma olen kimpus selle ideega, ma kardan suhelda, loon ma korduvalt ja korduvalt sedasama tulemust. Küsimus, mida ma pean looma endas, et mul oleks julgus suhelda, kui ma tahan julgust suhtlemiseks, jah? Mida ma pean looma endas, et ma tunneksin suhtlemisest rõõmu, kui rõõm on see, mida ma vajan, et saada suhtlejaks. Pane tähele, me oleme jõudnud taas kord tunnete juurde ja tunded on nüüd siis üks nendest 5 elemendist, mida ma sulle seal esimeses audiopodcastis tutvustasin, millega me saame töötada ja see on
ääretult oluline teha vahet, millega me saame töötada ja millega me ei saa töötada. Kõik see, mis on väljaspool, kõik see, mis inimesed ütlevad, teevad, asjaolud, sündmused, juhtumised, mis meie ellu tulevad, see on see, millega me ei saa töötada. See on see, mida meil tuleb aktsepteerida, sest need lihtsalt on. Ja need ei allu meie otsese kontrolli alla. Küll aga alluvad need 5 komponenti meie kontrolli alla ja üks nendest on tunded. Ja ainus viis, kuidas ma loon tunnet, on mõelda mõtet, mis samamoodi, nagu ma sulle üritasin siin just veenvalt selgitada, allub sinu kontrolli alla. Nii et selleks, et tunda suhtlemisest rõõmu, tuleb mul valida mõtted, mis aitavad mul rõõmu luua. Lähen veidi laiemaks täna selles blogis ja ütlen, et katsun tuua sinu mõtteviisi või arusaamise selleni, et mida see siis nüüd tähendab. Et selleks, et tunda suhtlemisest rõõmu, tuleb mul valida mõtted, mis aitavad mul rõõmu luua ja kui ma lähen inimeste sekka, siis ma kõik, mida ma tunnen, on ainult hirm, jah? Katsu sa siis nüüd rõõmu luua. Et kuidas selline asi on võimalik ja ma saan aru, sest et see segadus on olnud ka minu põhiprobleeme, kui ma selle teemaga tegelesin või vahest, kui ma jõuan jälle uude valdkonda, mida ma hakkan õppima, siis jällegi need ideede konfliktid on väga suured, aga nüüd ma tean protsessi ja protsessi õpetan mõttekoolis, väga vabalt jagan kõigiga ja üritan inimestele selgeks teha, kuidas see protsess toimib, sest et see protsessi mõistmine aitab meil lahendada kõiksugu probleeme. Ja üritan siis siin ka rääkida, kui sa tahad tunda suhtlemisest rõõmu, siis sa pead hakkama leidma neid väikeseid nüansse, mis sulle rõõmu valmistavad. Ehk sa pead õppima tundma ennast, et miks sa tahad üldse suhtlema hakata. Mul on lihtsam rääkida näiteks julgusest, et see julgus oli see, mis on seotud enese väljendamisega ja mina tahtsin ennast väljendada. Nüüd rõõmu tundmine on samamoodi tegelikult enese väljendamine, aga see on pigem rohkem nagu enese kogemine. Ma tahan tunda endas rõõmu näiteks selles osas, et ma olen inimeste keskel, et ma ei ole üksi kodus, vaid ma olen inimeste keskel ja ma lähen nüüd seltskonda ja ma ei julge küll kellegiga suhelda ja mu süda natuke puperdab, aga ma tunnen head meelt selle üle, et ma ei ole mitte kodus diivani nurgas, vaid ma olen nüüd inimeste keskel ja ma siiralt olen endaga rahul ja rõõmus, sellepärast, et ma olen julgenud tulla inimeste keskele. Ja vot see on see mõtteviis, mida ma hoian, hoolimata sellest, et ma ei julge kellelegi tere öelda, hoolimata sellest, et ma ei julge kellelegi rääkida, hoolimata sellest, et ma ei tea, ma tegelikult süda veel veits väriseb ja käed värisevad, aga ma loon seda rõõmu sellesse, miks ma üldse tahan seda tegevust teha. Julgusega oli teine asi enese väljendamisega. Kui mina hakkasin liikuma või õpetasin endale seda protsessi, selle sama suhtlemise teema käigus, siis ma hakkasin küsima endalt, et ma tahan suhelda, ma tahan inimestega vabalt sõnu vahetada. See oli minu eesmärk, jah. Nii et ma tahtsin, et ma tunnen ennast totaalselt vabalt, et mu hääl ei väriseks, põsed ei punataks, käed ei väriseks, on ju, siis kui ma tahan neile midagi öelda. See oli see enese väljendamise koht. Ja mina otsisin kõige väiksema enese väljendamise koha, mida ma üldse sain ja olin suuteline esialgu tegema ja keskendusin sellele, tegin sellest oma esimese eesmärgi ja see oli tere, minu nimi on Helina Mägi, jah. Ja isegi see Helina Mägi jäi seal algselt ära, ma tegin selle 2, kõigepealt ma ütlesin tere, sest et ma ei kuulnud inimesi tutvustamas ennast nimepidi, tere, ma olen Helina Mägi, mida ma lõpuks hakkasin tegema, aga esialgselt ma ütlesin lihtsalt tere, kas see koht on vaba? Ja nõudsin endalt sellistelt üritustelt, kus oli ka siis istumise võimalus või istumise koht, et kui ma mitte ei lähe sinna, kus on terve rida vaba toole, vaid lähen inimeste kõrvale ja siis küsin, et vabandage, et kas see koht on vaba, lihtsalt selleks, et harjutada enese väljendamist. See oli minu koht, mida ma tahtsin luua. Nüüd teine selline varajastest aastatest pärit väga-väga võimas harjutus, mida ma tegin, oli siis blogimantra. Ja blogimantra oli selleks, et väljendada ennast blogis. Nii et mul ei olnud mitte raske väljendada ainult ennast teiste inimeste juures, vaid mul oli väga-väga raske väljendada ennast ka blogis. Ja hiljem oli siis video oli keeruline, siis oli Facebook keeruline ja nüüd ma ei oska enam öelda, kus see enese väljendamine keeruline on, võib-olla sellistes suurtes
lavadel, aga võib-olla ka mitte, mind ei tõmba sinna eriti, nii et ma ei oska seda olukorda enda jaoks praegu ette kujutada, kas see võiks mulle veel takistuseks saada või mitte, sest et ma olen niivõrd mitmes aspektis eneseväljendust nüüd praktiseerinud ja näinud, et need kõik on ületatavad ja ma tean täpselt protsessi, kuidas see käib. Aga blogimantraga oli jällegi huvitav idee, kus ma olen rääkinud seda lugu, olen kirjutanud sellest loost, kus ma 8 tundi nõudsin endalt, et ma midagi kirjutan. Hommikul kell 8 alustasin, mees läks tööle, laps läks kooli, istusin oma arvuti taha ja ütlesin, ma pean nüüd blogima. No 1 blogi on vaja teha, 1 blogi. Ja 8 tunni jooksul küll ma sõitlesin endaga, küll ma õiendasin endaga, küll ma nõudsin endalt, küll ma istusin tooli peale, tõusin püsti, istusin tagasi, tõusin püsti, käisin toas ringi 8 tundi. Ja 8 tunni lõpuks ei olnud mul mitte ühtegi sõna arvutisse kirjutatud. Mitte ühtegi. Võt siis see oli nagu minu jaoks piir, et et vabandage väga, aga kui kaua siis üks inimene võib niimoodi tulemuseta ennast juhtida ja ma ütlesin endale, et tead Elina, sa tead täpselt, kuidas kehad toimima panna, miks sa seda enda hüvanguks ei kasuta. Ja siis ma lõin endale blogi mantra, ehk et mis see on täpselt see, ma panin kirja mõtted, mis aitavad mul luua seda, mida ma tahan, sest kõik see 8 tundi olin ma tegelenud sellega, mida ma luua ei taha. Ma olin keskendunud hirmule, ma olin keskendunud sellisele iseendas kahtlemisele, ma olin keskendunud ideele, et inimesed niikuinii ei taha seda lugeda, ma olin keskendunud ideele, et ma niikuinii ei oska seda väljendada, aga siis pärast seda 8 tundi kirjutasin ma mantra, mis keskendus eranditult sellele, mida ma tegelikult luua tahan ja mida ma selles blogimise protsessis kogeda tahan. Ja kui sind see huvitab, siis mine mototreening.ee lehele, sa leiad sealt blogide hulgast ühe pealkirjaga blogi, minust võib ka saada blogija või midagi taolist, nii et see mantra on seal välja toodud. Nii et põhiline küsimus, ükskõik mis takistus või probleem sul on ikkagi järgmine küsimus, et mis on see, mida sa tahad luua? Mis on see, mida sa tahad luua? Mitte see, mis on see, mida sa ei taha, mis sind sinu mõtetest takistab, aga mida sa tegelikult luua tahad. Ja üks väike tähelepanek veel, et see, mis sind takistab, sellega me ei pane seda mitte padja all, aga me saame sellest teadlikuks, aga sellest pean tegema teise audioblogi. Selle blogi teemaks on aidata sul liikuda nii-öelda sellesse teise poolde, sellesse poolde, mida sa luua tahad ja selleks on üliäge küsimus. Mis on see, mida sa tahad luua? On see, mida sa pead endalt küsima. Nüüd ma saan aru, et seda on natukese raske omaks võtta, sest et sa eriti ei usu, et negatiivsed mõtted kaovad ise. Ja sa ei usu seda sellepärast, et sa oled kogenud, et need pressivad uksest aknast sisse, aga sa pead mõistma, et see on ainult nii tõttu või nõnda seetõttu, et sinu lihas, mis areneb võimekaks mõtete valijaks, on veel liiga nõrk. Sul ei ole seda lihast, sest et sa pole seda praktiseerinud, mis tähendab, et sul on vaja harjutada. Sul on vaja harjutada, näha oma mõtteid ja teha valik. Näha oma mõtteid ja teha valik. See oskus ei teki üleöö. See on tõepoolest vajalik oskus, aga seda, nii nagu ükskõik missugust oskust, on vaja treenida. Seega, kui sa iga kord kuuled midagi oma peas, mida sa pead negatiivseks, siis üks variant, kuidas seda oskust treenida, on küsida endalt, mida ma tahan luua, saada see idee ja hakata selle uue ideega tööle. Sa ei pööra tähelepanu sellele negatiivsele mõttele. Sa pöörad tähelepanu sellele uuele mõttele. Nüüd seal, nagu ma ütlesin, seal on väike aga. See negatiivne mõte võib jääda pressima sisse, aga ma lihtsalt ei jõua selles blogis sellest rääkida. Räägime sellest mõnes järgmises audioblogis. Aga ma luban sulle ühte asja, et need negatiivsed mõtted, mida sa kuuled, need ei ole probleem seni, kuni sa ei tee nendest probleemi. Et pane tähele, need negatiivsed mõtted, mis on ja mis jäävad ja mida sa kuuled, iseenesest ei ole probleem. Aga nendest saab probleem, kui sa teed nendest probleemi. Nii et mõtiskle nende ideede üle ja sa võid mulle alati küsimusi saata helin@mototreening.ee.
Nii et aitäh, et kuulasid audioblogi, mis on mõte ja kuulmiseni juba järgmises audioblogis.